Tervist! Täna proovime ühe väga kõvera velje võimalikult sirgeks saada. Selleks on meil töövahend, kodaravõti. Minul on ta selliste vahetatavate otsikutega, aga sobib ka täpselt õiges mõõdusvõti. Ja hakkame siis pihta vaatama, kui kõver see velg meil praegu on. Selline korralikult ühele poole jõnksutav. Silma järgi mõõtes umbes sentimeeter. Hakkame pihta. Võib-olla siis veidike teksti ka siia kõrvale, et päris igav ei oleks. Et kuidas see töö siis käib. Tuleb vaadata, kummale poole ta viskub. Ja sinnapoole, kuhu on väljavise, selle poole kodaraid tuleb siis järgi lasta. Niiviisi, minul ka jäita tunde järgi, kuna ma olen teinud seda üle 20 aasta. Ja see tunne tuleb ajapikku. Ega siit midagi väga targemat õpetada ei saagi. Nii et praegu lasin selle kõige suurema jõnksu nüüd siis paremalt poolt lahti ja vasakult poolt proovime siia peale pingutada. Ehk siis ma tean, et see on meil selline velg, mis on sõitnud kuskilt kas siis august läbi või teinud avarii ja vaatame, mis tast üldse saab. Et ega kõike perfektselt ei pruugi alati välja saada. Aga lootused on täiesti olemas. Nii, sinnapoole viskumine on juba tegelikult välja saadud. Nüüd on jäänud meil siia vasakule viskumine välja võtta. Nii et hetkel ma ütleks, et on kulunud selle töö peale mõni minut. Ja suur probleem on juba kätte saadud. No nii, ma arvan, et ka kaamerast on juba näha, et asi on palju parem kui enne. Ja mina üldiselt ei kasuta mõõtekella. Kunagi päris alguses ma proovisin mõõtekella ka kasutada, aga mõõtekell kipub iga pisikese asja peale väga palju vibama. Nii et silm ja käetunne minu jaoks töötavad palju paremini. Kui ma seda peaks kellelegi õpetama, siis see on natukene keeruline. Saan õpetada ainult nii-öelda teooriat, kuidas see asi peaks olema, aga see tunnetus, see on samamoodi nagu ega tsiklisõidul me võime ka õpetada teooriat, kuidas sõitma peaks, aga kõigist meist ei saa Rossi või Marc Marquez paraku. Et väga palju käib ikka nii-öelda tagumikutunde ja antud juhul siis käetunde järgi. See velg tundub selline olevat, et ega ta väga palju korrigeerimist ei tahagi saada. Ei ole ta nüüd kõige tundlikum, mida ma oleksin kunagi teinud, aga küllaltki vähese kodarate pingutamisega siis saab see asi siin tublisti nii-öelda kohe muutuma. Antud velg oli nüüd nii kõver, et ma tegelikult alustasin sellest paremale vasakule viskumisest. Ehk siis maakeeli võib öelda siis 8 väljavõtmisest. Miks? Sellepärast, et kuna ta on nii palju vildakas, siis seda munast väljavõtmist ei õnnestu esimese hooga mõõta, kuna ta paindub nii palju paremale vasakule ära, et seda kohta on väga keeruline nii-öelda tuvastada. Aga antud hetkel ma olen saanud selle velje juba nüüd selliseks, et ta suhteliselt sirgelt mul käib. Ehk siis ma ütleks, et kui meil ennem oli sentimeeter paremale vasakule, siis sellest on jäänud käetunde järgi praegu millimeeter poolteist alles. Et kui ma need millimeeter poolteist jõnksud ka siit välja võtan nüüd, siin tundub, et üks on kohe konkreetselt löögi koha peal. Löögi koha pealt ei pruugi alati kõike kätte saada, aga ma ütleks niiviisi, et arvestades, milline oli see kõverus ennem, siis praegu 8 suhtes ehk siis vasakule paremale
viskumise mõttes on see velg juba päris kena. Et nõndaks. Üks koht on jäänud sisse veel, see on siin. Siit käib ta natukene veel siia vasakule poole. Selle võtame siit välja, laseme siit järgi. Teeme siit veidikene peale. Ja põhimõtteliselt, võt see mõlgi koht on sõrme all siin väga hästi tunda. Mõlgi koht on täpselt see üks kodara nii-öelda vahe, kus siis ühte poolt tuleb natuke järgi lasta, teist peale. Nii, nüüd ma olen saanud ta kuskile alla millimeetri paremale vasakule ja nüüd jääb mul üle siis üles-alla ehk siis munasse reguleerida. Selleks ma kasutan kriiti, sellist kollast kriiti, mida on väga hea näha. Ja ma märgin ära siis, pannes keerutama, siis millised kohad viskuvad siit välja. See teeb mulle ilusti siia velje peale siseküljele. Mina kasutan sisekülge, ehk siis seda, kuhu kohta ref reaalselt istub. Sest see väliskülg võib olla teinekord löögist välja paindunud, aga sisekülg enamasti on veel nii-öelda elus. Ehk siis siia tekivad mul kenasti kollased triibud. Miks ma mõlemale poole teen? Sellepärast, et sellisel juhul ma näen, et tegemist ei ole mõlgi kohaga. Ehk siis see velg ei ole nii-öelda laperdanud. Ja praegu, kui ma nüüd vaatama hakkan, puhas ja siin on mul siis selline kollane kerge lõik, kust ma pean mõlema poole kodaraid tõmbama sisse ja siin on tugevam, teravam nii-öelda muna, kust ma tõmban siis rohkem, aga vähem kodaraid sisse. Et võtame selle sujuvama koha ennem, algab ta siit. Mõlemad kodarat võtame siis veerandpööret tunde järgi, järgmist mõlemad kodarat natukene rohkem kui veerandpööret, siis ka natukene rohkem kui veerandpööret ja siis hästi õrnalt siit. Nõndaks. Ja nüüd tuleb meil see tugevam koht siin. Tugevamat kohta tõmbame veidikene rohkem. Ja eriliselt tuleb siis keskenduda sellele kohale. Nii, nüüd ta, kuna kodarad olid paremal vasakul veidikene erineva pingsusega, nüüd ta viskas mul paremale vasakule veidikene jälle paigast ära, aga see tekkis selle koha peal, kus oli kõige suurem muna, nii et ma pean omakorda tõmbama siit nüüd paremale veidikene juurde seda asja. Nii, nüüd on ta mul jälle perfektselt sirge ja ma võtan vahepeal siin lapikese. Puhastan ära eelmised märkekohad kollasest kriidist, et ma saaksin teha nüüd siis uued, et ka kui palju ja kuhu kohta nüüd on veel jäänud seda muna siia sisse. Ja ma arvan, et antud velg on selline, mille töö lõpeb kuskil siin vast äkki kokkuvõttes rohkem keerlema. Nii, ongi siia alles jäänud üks konkreetne koht. Tundub nõnda. Ja. Nii, see koht on siit jälle näha. Siin on selline kerge viskumine, natukene pöörata peale. Siis läheb ta intensiivsemaks, siit veidikene rohkem peale keerata. Veel siukene kergem koht. Üldiselt nende kodarate pingutamisega peab olema väga kannatlik. Neid ei tohi kunagi liiga palju keerata. Ehk siis veerandpööret 90 kraadi on see samm, mida tasub nagu maksimaalselt keerata. Ehk siis kui me hakkame kruttima teda kuskile suunas, siis me keerame kõik paigast ära ja peame uuesti algusest alustama. Nii et selles mõttes tuleb olla kannatlik, teha ühte ja samat asja mitu korda järjest. Nii, nüüd mul on siin jälle tekkinud siia paremale vasakule väike jõnks sisse ja nüüd siin tuleb otsustada, et kas see paremale vasakule on nüüd selle koha pealt, kus siis velg viskub väljapoole, ehk siis on niisugune nagu see muna otsa, või vastupidi, see viskumine toimub seal, kus on kõige madalam koht. Vastavalt siis
Kui on madalam koht, tuleb järgi lasta ja kui on kõrgem koht, siis tuleb nii-öelda peale keerata. Nii. Ma julgeks öelda, et see velg on saanud nagu päris heasse konditsiooni. Ma tunnen siin sõrmega ühte madalamat kohta, see on selle löögi koha peal, kus ta on siis käinud ilmselt kuskilt august läbi. Et siit võib veidikene isegi mõlemaid kodaraid järgi lasta, et ei läheks liiga pingesse kogu see asi. Ja silmadega peab kogu aeg jälgima, mida te teete, ehk siis üldiselt on selliselt see reegel, et ei tohiks keerata ühte või kahte kodarat ainult korraga, vaid tuleks keerata ka nii-öelda ühele poole naabreid ja teisele poole naabreid alati natukene. Sellepärast, et vastasel juhul me venitame ühe koha sellest väljast välja lihtsalt. Nii. Mulle tundub, et selle muna asjaga me oleme siin kenasti nüüd hakkama saanud. Ja nüüd on selline juba täppis reguleerimine jäänud meil alles põhimõtteliselt. Et manuaalid lubavad viskumist teinekord 1,6 kuni 2 millimeetrit. Mina olen endale teinud sellise umbes poole millimeetri reegli. Et kui velg võimaldab, siis üldiselt siit majast lähevad väljad välja niiviisi, et nad maksimaalselt pool millimeetrit viskuvad paremale vasakule. Ehk siis tulevad kindlasti paremas konditsioonis siit välja, kui nad tehasest tulevad. Mitte, et ma nüüd ennast kiidaks hirmsasti, aga tehases on just nimelt see ajafaktor. Et kellelgi ei ole aega nii kaua nokitseda seda täppis reguleeringut siin. Et praegu on kaua kulunud, nüüd eks video pealt on ajaliselt näha, et hinnanguliselt tundub mulle kõhutunde järgi 10-15 minutit. Ja ma pean tunnistama, et ma olen suhteliselt selle väljega juba rahul. Ehk siis, kui ma kustutan need nüüd ära ja paneme ühe keerlemise käima niiviisi, et minu kätt siin ees ei ole, et saaks võrrelda seda, mis oli alguses ja mis on nüüd, siis paneme käima. No nii. Ehk siis üks väikene jõnks on siin veel sees, aga see on nüüd täpselt selle koha peal, kus on see löögi koht, et füüsilist deformatsiooni siit ära ei võta. Viimane asi, mis siis teha, on kontrollida kõik kodarad üle, kas nad ikka kinni ka on. Hea on ära märkida üks koht, kust me alustame, lõpetame. Mina teen sellele tavaliselt kollasega ringi ümber, et oleks silmaga kohe nähtav, niiviisi ära tuntav. Ja katsun lihtsalt üle ühe poole kodarad järjest, jällegi käe tunde järgi. Midagi peale ei keera, lihtsalt panen vastu ja tunnetan, kas on kinni või on veel selline hästi lõdva ja õnnestub peale keerata. Praegu mul hakkab ring täis saama, siiamaani ma ei ole ühtegi kodarat peale keeranud, kõik on kenasti pinges ja ongi ring täis kollase täpini. Ja nüüd võtame teiselt poolt, samamoodi siis teise poole kodarat. Nii, tiir täis. Mõlemal pool 18, ehk siis meil on tegemist 36 kodaraga, mis on ka kõige levinum. Ja kui nüüd peale seda katsumist veel siia mingisugune jõnks sisse tekkis, siis võib teha õrna korrektsiooni. Noh, ma tunnen, et siin ühe koha peal nagu õrnalt käib siia vasakule poole veel. Ma lasen kuskil siuke 8 pööret lahti ja teiselt poolt keeran siis 8 pööret peale. Ehk siis ime vähe. Sellepärast meil on tegelikult kõik pingutus juba tehtud ja vajadus puudub seda nii-öelda järelkorrigeerida. Ja noh, mis seda silma siin natukene häirib, on lint, värvide erinevus, kõik sellised asjad. Muideks kõige ebamugavam on teha mitmevärvilist velge. No võt, selline see tänane väike töö saigi, et velg on sirge, kliendile läheb arve vastavalt kulutatud ajale.
kui on veerand tundi, siis veerand tunni eest. Kui on pool tundi, siis poole tunni eest. Ja nii see asi välja kujunebki. Nii et saab sirgeks küll. Täiesti kenaks sellise väga loperdava asja. Tänan vaatamast!